tänase saate teema on meil arm. Et kui selle sõna üle natukene mõtiskleda, siis peab tõdema, et see on taas selline pisut arusaamatu sõna tänapäeva inimesele. Ja mina pean tõdema, et enne kui minu sai Jumala laps ja kristlane, ma ei saanud ka täpselt aru, mida see endast kujutab, sellepärast et meid on kasvatatud maast madalast, enamus eestlasi ilmselt sellisel kombel, et me peame ise väga tublid olema, kõigega ise väga hakkama saama ja arm on sellises kontekstis natuke arusaamatu asi, mida sa ütleksid armu kohta? Arm on sellisena väärt tervet raamatukogutäit seletusi ja sellest on kaheldamatult ka kirjutatud väga palju. Aga see mõiste on segadusse viiv iseenesest ja paljud ongi nagu ühest äärest teise kõikuvad, et kuidas siis seda tõlgendada ja mis asi see siis õiti on. Kui armule anda definitsioon, siis võiks selle olla selline, et arm on ärateenimatu soosing, mille on andnud meile Jumal ilma mingisuguse meiepoolse eelneva teota või tegevuseta või selle puudumiseta. Ühesõnaga, me ei saa midagi teha, et armu ära teenida ja me ei saa ka eriti palju midagi teha, et seda saada, teda kas on või ei ole. Ja Piibel räägib meile, et Jumal on kinkinud meile armu Kristuses juba enne maailmade loomist. Et see läheb nii kaugele. No me ei saanud mitte midagi selleks teha, enne kui me loodud olime, eks ole. Meid polnud olemaski, mida me oleksime saanud selle jaoks teha. Ja nüüd see arm on siis Jumala soosing, ära teenimata soosing ja selle soosinguga on seotud see lugu, et soosingut tavaliselt tahetakse millegi eest saada. Et ma olen nii kena või ma olen nii selline või kasulik või mis iganes. Aga arm ei ole see, mida niimoodi soosingu, ütleme, millegi eest antakse. Arm lihtsalt kingitakse. Ja no kaheldamatult seal mingid põhjused siiski on. Vana testament kasutab väga palju sellist väljendit, et aga Noa leidis armu Jumala silmis. Aga Abraham leidis armu Jumala silmis. Mooses leidis armu Jumala silmis. Need on siis sellised tegelased, kes on millegi pärast mingil põhjusel Jumalale silma jäänud ja miski neis on talle meeldinud. Ja see tänapäevane lugu käib ka niimoodi, et Jumal tegelikult valib selle sama soosingu alusel. Ta näeb, vaatab inimese läbi, katsub läbi tema südame, kes ta on tegelikult ja kes ta oma olemuse sügavuses on. Ja siis vastavalt sellele annab talle oma soosingu või armu. Ja väga tihti on nii, et inimene ei ole seda väärt, enamasti 99% ei olegi väärt üldse. Ja see mõte, et kuidas Jumal saab nii vääritut inimest kutsuda, kasutada või üldse temaga tegemist teha. Ja siin ongi esimene kokkupuude armuga, millega suhtes ka sina väljendasid arusaamatust, et kuidas sellega siis nüüd on, et see on segadusse ajab. Kuidas saab mingit inimest, kes on vääritu, austada sellise anniga ja mis siit edasi siis nagu tuleneb. Ja võib-olla esimesi niisuguseid asju, mis ajavad meid armu juures segadusse, on see, et kui Jumal on mulle soosingut osutanud, et kas see siis annab mulle mingisuguse nagu vaba prigipileti. Eelise. Või siis eelise, jah, või mingi sellise asja. Ja teatud määral annab. Aga see ei anna mulle mingit litsentsi teha, mida ma tahan. Või teha nii, nagu mulle parajasti pähe tuleb või ütleme niimoodi, et arm, kui Jumal on selle andnud, ta väljendub tavaliselt niimoodi, et inimene hakkab otsima ja ta hakkab leidma, temani hakkavad jõudma need asjad, mis on olulised, tõeliselt südamest, sisemiselt olulised, need hakkavad talle tähendama midagi, ta hakkab neist puudust tundma. See on armu esimene väljendus. Seejärel tulevad materjalid, inimesed, informatsioon, kontaktid, kohtumised, mis räägivad armu sõnu ja toovad armu infot nii-öelda, kannavad armu seda vaimu olemust inimese juurde ja see mõjutab inimest ja see puudutab inimest. Inimene mõistab, et ta vajab seda veelgi rohkem. Ja ühel hetkel see areneb teadmiseks, et on vaja mitte Jumalalt midagi, vaid Jumalat ennast on vaja, meeleheitlikult. Ja sealt edasi hakkab nagu, kui inimene alistub Jumalale ja teeb temaga lepingu, siis sealt edasi algab inimese kasvamine Jumala sarnasusse ja tema ümber kujunemine Jumala sarnaseks, Jumala moodi. Ühesõnaga, võib-olla ütleme, tema loomus, Jumala loomus nagu tuleb inimesest, hakkab esile tulema. Aga see kõik on selle töö tulemus, mida arm meie sees teeb, Jumala arm. See on see sama soosing, mis meil on kingitud.
ja vahetevahel see viga tuleb sisse just sellepärast, et kui me oleme juba Jumala vastu võtnud, me oleme kristlased, me kuulume kogudusse ja meie elu on juba oluliselt muutunud, et siis meil teinekord tekib niisugune tunne, et noh, me nüüd ise ka nagu natuke kõlbame juba, et me juba natuke oleme midagi väärt, et noh, kas me ikka ainult armust sõltume ja see on üks ehmatav tõdemus, et jah, me sõltume kogu aeg ainult armust. See tähendab seda tegelikult, et inimene on abitu. Jah, täiesti. Ja see situatsioon ei meeldi inimesele, sest see on nagu meie loomuliku nagu olemuse vastane, sest me tahame tõepoolest olla keegi, olla ise ja meie ego tahab olla tähtis. Ja kui sa tõepoolest mõistad ära selle, et sa sõltudki ainult armust, kui sa jõuad oma arengus nii kaugele, sest selle teadmise sa ju teekonna käigus, sa ei saa sellest alguses niikuinii aru. Et siis sa leiad ennast olukorrast, et kõik ongi arm. Kõik on arm. See on katoliku kiriku poolt väga selgesti välja öeldud just sellise lausena, et kõik on arm. Et see on täiesti tõsi. See on absoluutselt õige, nii ongi. Kõik ongi arm, sest et sul on vaja armu, et taibata, et sul on seda vaja. Teiseks sul on vaja armu või soosingut, et seda soosingut saada. Siis on, et seda vastu võtta, siis et selles püsida, et selles jätkata ja siis lõpuks jõuda sinna, kuhu see arm on määratud sind välja viima. Ja siis olla see, kõik see on armu käes ainult. Et meile ei meeldi olla nii abitus olukorras ja sellepärast me tahame, nagu sa ütlesid, lisada sinna oma jõupingutusi, näidata oma pühadust või oma vagadust või oma teadmisi või oma tublidust või oma töökust või mida iganes muud niisugust oma saavutusi. Aga see viib meid tegelikult algallikast mööda. Ja üks teine segadus, mis armuga seotud on see, et arm, kui ta on soosing, siis ta on antud Jumala niisugune, ta on lihtsalt soosing osutus. Selline, et Jumal ütleb, et ma armastan sind ja ma valisin sind. Ja nüüd inimene mõtleb, et hei noh, aga esimene ots on see, et ta mõtleb, et ma ei kõlba. Just. Mis on täiesti tõsi, ta ei kõlbagi. Aga see polegi kõlbavuse alusel antud, vaid see on, evangeelium ütleb, et inimene tehakse Kristuses kõlbavaks. Et läbi Kristuse meid Jumal teeb kõlbavaks. Ja see ei tähenda, et me ise hakkame nii hirmsasti kõlbama, vaid meile kingitakse miski, mis teeb meid kõlbavaks. Umbes nii, nagu sul ei ole läbipääsuluba kuhugi. Sulle antakse see läbipääsuluba, et selle loaga sina saad sisse. Aga ilma loata sa oled ikka endiselt mitte läbipääsev, eks ole. Samamoodi on ka selle asjaga. Aga see segadus tekib siin, et inimesed mõtlevad, et kui Jumal armastab ja ta on andnud meile niisuguse armuvaliku, siis kas sellega kaasnevad mingisugused asjad, et kas mul on nagu mingid suuremad õigused siis või? Ja mõeldakse, et kui Jumal nii palju armastab, et ta niimoodi teeb, et kuidas ta siis saab samal ajal olla range ja järeleandmatu ja väga sirge selgrooga ja täiesti paindumatu. Kuidas ta saab karistada samal ajal? Kuidas ta saab hukata isegi? Kuidas ta saab vihastada ja kätte maksta? Sest need asjad meie mõistuses nagu ei klapi. Ja Piibel räägib meile mõlematest asjadest ja siin näiliselt on nagu mingisugune konflikt. Aga tegelikult on tegemist väga lihtsa asjaga, selles mõttes, et Jumal on negatiivsete või hävitavate asjade suhtes täiesti järeleandmatu ja ta on ära märkinud, mis asjad need on algusest saadik ja ütleb, et neid asju ma ei lase enda ligi ja ma ei lase neid oma laste ligi ja ma ei lase neid oma kuningriigi ligi. Et kui te tahate minuga asju ajada, siis teil need asjad tuleb maha jätta ja teil sellest tuleb lahti lasta. Et need asjad kuuluvad hävitamisele, ma hävitan need ja kui te neist lahti ei lase, siis ma olen sunnitud hävitama nad koos teiega. Arm on meile antud selleks, et me käiksime või täidaksime Jumala tahet, otsiksime seda ja et me võtaksime, nagu kasutaksime teda õigesti. Aga me saame iga asja väärkasutada, nii nagu me saame kristallvaasiga või selle ilusa klaasiga lüüa naeluseina. See ei ole küll väga edukas ilmselt, et läheb katki, aga me saame seda üritada, eks ole. Samamoodi saab armu vääriti kasutada. Ja see on asi, mille eest apostlid hoiatavad meid. Oma elus ma olen kogenud, et isegi kui ma midagi mõistan, siis mõnikord minu sees ei ole seda pinda, seda platvormi, kuhu see asi võiks tulla. Ja sealt edasi läheb siis juba veel keerulisemaks, et ma pean paluma ka seda Jumala käest armu kaudu. Just täpselt nii armu kaudu seda platvormi, kuhu see asi mahutatakse minu sees. Me oleme harjunud kõike ära teenima. Just nii. Ja ütleme, meie armastus on sageli egoistlik. Et me ei ole eriti palju õppinud tundma Jumala armastust, mis annab ja mis tahab teenida. Aga ega Jumala ei ole ka niisugune, et ta ei taha midagi vastu saada. Ta tahab kõike.
et ta on selles mõttes, see egoism laieneb temale ka, et kui ta armastab, siis ta ootab reaktsiooni, vastureaktsiooni, aga siis, kui ta selle saab, siis ta ei taha natukest või osakest, vaid ta ei jää, ta tahab absoluutselt kõike. Nii et me võiksime öelda, et ta on ikkagi vägagi omandihimuline, ütleme. Aga milles siin see raskus seisneb, on see, et me ei suuda mõista seda, miks Jumal ühe valib ja teist ei vali. Miks siis nii on? Miks siis nii on? Oskad sa vastata? Väga väikese osa oskan öelda sellest. Nii palju, kui piibel heidab valgust sellele. Ja see üks osa on selline, et kuna Jumal on väljapool aega, aga meie oleme ajas ja me oleme ajajoonel, eks ole, ja liigume nii-öelda läbi aja või aeg läheb meist mööda või läbi või kuidas me liigume ajas. Aga Jumal saab olla väljapool seda ja ta saab liikuda algusest lõppu. Nüüd ta näeb ette minu valikuid, millised valikud ma teen. Ta ei pane ega sunni mind seda tegema, aga ta saab aru ja näeb, mida ma tahan ja millised on minu tegelikud valikud, mis tuleb minu seest välja, kelleks ma olen muutumas. Ja nüüd ta on öelnud, et need, kes teatud sektorisse oma valikud panevad süstemaatiliselt, need ma kuulutan enda omaks. Need ma võtan endale, need on minu, eks ole. Ja siis nendele, kelled ta on niimoodi näinud, ära valinud, ära tundnud, ma ei oska öelda, kui palju neid ajaliini on või kuidas see kõik käis, see käib meil üle pea, aga ta ütleb, et ma tunnen sind. Ja ta ütleb, et piibel ütleb meile, et ta on meid valinud juba enne maailmade loomist. Ja ta on ette ära tundnud meid, ette ära määranud, juba kõik on juba ette tehtud. See ei tähenda seda, et meil sinuga oleks rööpad, et me oleme rööbaste peal ja läheb ja nüüd nagu venelased ütlevad, midagi ei saa teha, sudba, saatus tead. Et sa ei saa vasakule ega paremale pöörata. See oleks vale, sest piibli põhidoktriin on täpselt teistsugune. Tee nii, läheb niimoodi, tee teistpidi, läheb teistmoodi. Et meil ei ole rööpaid. Aga ta lihtsalt teab ette, mida me valime ja kuhu me jõuame. Sinu jutu peale ma jõuan nagu ühe sellise küsimuse juurde, mis inimestel ka tekib, kui nad kuulevad sellist juttu, et ta on vorsti vastu Jumal. Ja teiseks, et kui tema niikuinii kõike teab ette, inimesed ei saa aru, et tegelikult talle jääb siis ikkagi selle asja sees valik. Mõistad sa? No ikka, tähendab võtame mõlemad punktid eraldi. Okay. Number 1, vorsti vastu. Just. Raudselt, see on õige, ta on vorsti vastu Jumal. Et ta tahab midagi saada. Ta lõi selle maailma ja pani inimese siia, sellepärast, et ta tahab siit midagi saada. Ja ta ütleb, et ta ootab konkreetset vilja. Ja ta tahab näha inimese kujunemist teatud suunas. Ja see on see, mida siit saada tahab. Nii nagu iga looja, kui ta loob mingisuguse asja, kas on aparaat, on see tehas, on see süsteem, on see mingis muu asi, arvutiprogramm, ta tahab, et see teeks midagi. Täpselt samamoodi on Jumalal õigus sellest maailmast oodata seda, milleks ta selle maailma lõi. Nüüd see, et ta eeldab mingit reaktsiooni ja tagasisidet, minu meelest ei ole kuidagi halb. Minu meelest see ei tee teda ei kurjaks, ei halvaks ega mitte mingil viisil maal, sellepärast, et ta on kõige selle omanik. Me oleme tema mõttetöövili. Eks ole, selles mõttes meile võib-olla meeldib ise olla kõige kännu kuningas, eks ole. Me ei taha, et keegi siin meie kohta midagi arvaks, eks ole. Aga see iseenesest ei tähenda, et teda ei ole. Ja me lihtsalt oleme sunnitud tõdema, et me oleme kellegi teise looming, me asume kellegi teise tehtud süsteemis ja meid määratlevad selle kellegi teise kavatsused, eesmärgid ja muud vahendid. Et me peame, me leiame ennast kellegi liivakastist ja peame nüüd selle liivakasti reeglite järgi mängima. Nüüd see on kindlasti vorsti vastu. See teine küsimus, mida sa küsisid, on selline, et meile justkui jääks valikuid, et kui kõik on juba ette ära määratud. Tegelikult ei ole kõik ette ära määratud, ehkki mind on isegi ära teatud ja tuntud. Mul on siiski kõik need teelahkmed, ma pean ise otsustama. Need on minu valikud ja minu otsused. Keegi ei käi mind väänamas. Mul on igal teelahkmel võimalik Jumala hüljata, mul on igal teelahkmel võimalik Jumala poole otsustada. Ja vastavalt sellele meie valikud on nagu puu, kui me ütleme. Läheme teatud suunas, valime nüüd kas siia või siia. Valisime siia. Okei, mõne aja pärast on jälle teeharu. Kas siia või siia? Eks ole. Ja niimoodi ta läheb. Ja kui me teeme valiku valguse suunas, järgmine valik on parem. Rohkem valgust. On veel võimalik rohkem valgust valida. Kui me siiski jälle rohkem valgust valime, järgmine valik on veel parem. Eks ole. Vastupidi on samamoodi. Teeme vale valiku, järgmine valik on halvem. Ja kui sa siis jälle valesti valid, jälle läheb tumedamaks see asi. Lõpuks saavad head valikud otsa, on ainult halvad ja veel halvemad. Ja siis võib sealt veel hullemaks minna see asi. Ühesõnaga tegelikult see on meie endi otsused. Ja nüüd siit me tuleme tegelikult põhiküsimuse juurde. Jumal on vähem huvitatud sellest, mida me teeme,
aga ta on rohkem huvitatud sellest, kelleks me saame või kelleks me muutume. Ehk siis teisisõnu, kes me oleme. Just. Oma sisemise inimese Just. Poolest. Täpselt. Kelleks oma sisemuses oled muutumas. Ja võt, nüüd on siin see, et meie valikud teevad midagi meiega. Ma ei saa varastada olemata varas ja ma ei saa teha seda nii, et see minus midagi ei hävitaks või rüvetaks. Ma ei saa kõike muid niisuguseid asju samamoodi teha. Me võime terve loetelu panna, nii häid kui halbu asju. Kõik nad mõjutavad meid. Nii et selles mõttes me oleme ühes suures kujunemise etapis ja me võime öeldagi, et me peame siin oma kõige algsemad ja kõige põhilisemad õiged valikud tegema. See on see, milleks see maailm on mõeldud. Kristuses me näeme, milline oli Jumal, milline on Jumal selle läbi ligipääsmatu ja läbipääsematu auhiilguse sees, millele inimene füüsilisel kujul täna ligineda ei saa. Ja me näeme ka, milline on mõeldud olema inimene. Me näeme seda Kristuses. Ja see on niivõrd radikaalselt erinev sellest, mida me oleme julgenud uskuda. Ja et see on tegelikult, ta ei ole lakanud olemast revolutsiooniline üheski ajastus, kus ta läbi on tulnud. Ükski kirik tegelikult ei ole jaksanud teda ära seedida sellisel kujul. Sest et alati, mida inimesed teevad, on nad nügivad Jumala küljest väikseid tükikesi ära sellest, mida Jumal on näidanud, et see kuidagi söödavam oleks inimese kujulisem natuke. Ja siis väidavad, et see ongi see tükike. Ja nad ütlevad, et see ongi siis nüüd see õige. Aga kui me vaatame, mida Jumal on näidanud, siis ta näitab meile seda tohutut armastust, tohutut avarust. Piibel ütleb, et nagu väga selgesti, et igaüks, kes issanda nime happi hüüab, see pääseb. Mis tähendab, et tuleb ainult tahta. Ja kui sa saad aru, et sa oled kadunud mees, sa oled kadunud naine, sa oled hävinud, sa oled hukkunud inimene, sul ei ole lootust enam, siis kiri ütleb, et sa pead appi hüüdma Kristust ja siis sind tõmmatakse sellest hukkumisest välja. Et niimoodi ei ole mina siin, ega ma ei ole oma headusest siin või oma suurest vaimulikkusest, aga me oleme kõik niimoodi tulnud ja niimoodi on arm meid leidnud. Ja selle armu kutse on nagu Jumal meile kõigile andnud, see on vaba and. Ja Paulus ütleb nii ilusasti, see ongi sellepärast niimoodi kingitud kõigile, et igaüks saaks seda vastu võtta. Et muidu, kui see oleks teenetest või siis oleks üks on targem, teine tugevam, kolmas vilkam ja nii edasi, kiirem, terasem, mina jääksin siis välja. Ehk nii lihtne see ongi. Me ei saa seda, me ei saa teenida ära Jumala armu, me ei saa mingil moel seda välja töötada oma tublide tegudega, oma tublidusega, mille iganes asjaga, ükskõik kuidas me ka ei pingutaks, me peame lihtsalt leppima, et see on arm. Aga me peame armu vastu võtma Jumala armuna, mitte lihtsalt suvalise armuna ja teadma, et Jumala armuga käivad kaasas ka mingid tingimused. See ei ole niimoodi, et ma annan teile lihtsalt kingituse ja mitte midagi vastu ei taha. Nagu mäletad, me rääkisime, et see on vorsti vastu. Seal on konkreetne asi. Kui sa sellesse tahad tulla, siis sa pead oma viirused maha jätma. Sa pead oma kurjuse maha jätma ja oma rikutuse ja kõik need. Aga luba, ma ise aitan sind selles. Ja seda teeb jälle arm.